Nii jah, tere taas. Kallid reisihuvilised, Lasnamäel siis reisimisega jätkame, et nagu lubatud siis seal kaubanduskeskuses, et suundusime siis parklasse ja lausa siis autosse kohe sisse, et ega väljas tuul on natukene jäänud natukene vaiksemaks. Vihma ka enam ei saja, võib-olla soojem on ka natuke, aga siiski, et praegu vist mida aeg edasi, et seda parem on toas teha asju, aga ei, võib-olla käime veel seal Eesti ühes ja Lasnamäe, mis kuulub ka tegelikult Lasnamäele. Et mis ma tahan öelda, et tuppa nagu ei plaani jääda, aga et käiks võib-olla siis veel mingil Lasnamäe reisil selle loteriivõidu raames, et käiks võib-olla ära siis ühes edukaimas kaubanduskeskuses, mis kuulub samamoodi siis Lasnamäe haldusalasse, sinna küll piiri peale, aga Lasnamäel siiski, et on see siis mis Lasnamäe asum ta võiks siis olla, Ülemiste asum võiks olla, aga on siis teisel pool raudteed see kaubanduskeskus T1, et vaatame siis, mis olukord siis ka seal on, et jah, eelmises kaubanduskeskuses siis saime natukene nenditud seda olukorda, et oli väike ebakõla nende puhkealade nagu ligipääsudele, et kaubanduskeskus ju kõik oli avatud, aga ei tohtinud istuda kuskil ja ei tohtinud puhkealasid kasutada. Ja siis minu küsimus tekkis sellega seoses, et osades näiteks Liidos, Liido on küll ka kaubanduspind, eks ole, nii-öelda, ta on kohvik, restoran, toitlustuspind, eks ole, aga läheb ta ka ju puhkepinna alla selles mõttes, et seal on ju ka toolid ja pingid ja et seal oli siis ligipääs lubatud, et seal ei olnud ju lintidega midagi piiratud, et seal võis istuda olla ja ka maski ei pidanud kandma. Et selles osas tahaksin veel lisada, et ega kui seadusega on lubatud, et ega siis see on nagu selle kas keskuse omaniku ja pinna omaniku nagu kapitali omaniku, eks ole, kapitali omaniku otsustada, eks ole, et kui ta täidab seadust, eks ole, et mina ei ole ju prokurör ega mina ei ole ka selles mõttes jurist, et ma ei ole kohtunik, et ma prokuratuuri liige ei ole, et ma olen lihtsalt kodanik, kellel on silmad, eks ole, ja kes siis saab siis seda välist silmad ja siis seal mingi asi, mis, eks ole, seda infot nagu silmade kaudu siis infot võtan sisse, eks ole, ja miski siis, mis seda infot siis nagu töötleb ja siis nagu ka seda töödeldud infot siis välja annab, et nii-öelda kodanik siis, et kes on siis taskus siis Eesti Vabariigi pass ja et selles mõttes ega mina ei saa nüüd otsustada, et ma saan otsustada enda siin autos, eks ole, et see auto kuulub mulle ja saan otsustada ka enda kodus, eks ole, et mis on minu eraomand, eks ole, ja samamoodi saab siis ka otsustada see kaubanduskeskuse omand või kaubanduspinna omanik, eks ole, selle kapitali omanik, eks ole, et ja see on siis juba tema riisiko, et kuidas ta siis seaduse silmaga tegeleb, eks ole, et ega siis seal ju mingisuguseid
kiirreageerijaid ega kontrollid ju ka ju käivad, eks ole, ja vaatavad, et ju siis on kõik kooskõlas, et ju siis nii ongi, et pinna omanik siis määrab selle, kes siis, kas see puhkeala on avatud, kas see puhkeala on suletud, et nii ta kapitalistlikus ühiskonnakorralduses ta nii ongi ja kapitali omanik siis saab määrata, kes sinna tohib tulla, mis tingimustel sinna tohib tulla ja kui kapitali omanik on selle määranud, et ma sinna puhkealale ei tohi minna, siis järelikult ma ei tohi sinna minna. Et see on tegelikult kapitalism on selline mõnus selline vorm, et kes maksab, tellib muusika, eks ole, et samamoodi ju kaubanduskeskuse omanik, eks ole, et ta ise ju siis teab ju, kuidas ta määrab ja kuidas ta siis et ega puhkealadel, kui inimene seal istub, eks ole, puhkealal on ju, et ega ta siis ju ta kulutab ju kõike seda kapitali on ju, et ega ta seal nagu ma rääkisin, eks ole, et laadisin seal selle videogi üles, eks ole, sellel puhkealal, eks ole, et wifi on ju, mis ei ole tegelikult minu oma, aga mida ma saan kasutada, sellepärast, et kapitali omanik on huvitatud, et ta saaks tulu siis nendest kaupadest, mida seal tarbitakse ja sellega ta siis meelitab kasutama siis internetti inimesi, et see ongi nagu tema siis mängumaa, et kuidas ta need meelitamised ja vastavalt nendele otsustele, mis ta nendega seoses teeb, kuidas ta siis selle peibutise välja paneb ja võib-olla see peibutis on selline viitab nagu, ma ei tea, mingi sellisele pahale asjale, eks ole, aga see on nagu tema täiesti voli, eks ole, teenida tulu ja tulu teenimise nimel siis seaduse raames ta saab siis igasuguseid meetmeid kasutada, kuidas seda tulu teenida. Et need meetmed kõik on seaduse piires, on need kõik lubatud ja nagu näha, et Lasnamäel siis kasutatakse siis kogu seda mängumaad, et nii siit kui sealtpoolt, eks ole, et siin näiteid on olemas, eks ole, et võib-olla ma oleks võinud ka seal, eks ole, seda wifi't või seal alas, eks ole, et võib-olla see et kui see ala oli piiratud, aga samas ma ka ei läinud sinna alale, eks ole, et ma olin ka alast väljaspool, et neid kõiki normatiive sai järgitud, et mõlemapoolselt, et lõpuks ma ka ostsin sealt ka näitan ka, et mis ma sealt ostsin, ega süüa ma sealt ostsin, et ega ma väga mingeid muid asju ei ostnud, aga siiski 3 eurot oli arve, eks ole, natuke rohkem tegelikult. Ennem ostsin ka seal kommi ja limonaadi, eks ole, aga näiteks näitan jogurtit, selline Stracciatella koorajogurt, et ja siis ühe selle hõbeheiki, et kala, et nüüd ongi, kell on siin kell on juba saab 3, et siis ongi, sain enda selle rattaanduri ka kätte, et rattaanduri sain kätte, et ega vaatangi, et ega pidurit jah, et paneme selle rattaanduri ka külge, et siis kaua ootasin teda nädal aega ja siis öeldi ühest kohast, et ei olegi. Nüüd tellisin teisest kohast Intercarsist. Esirattaandur vasakpoolne, et
et ma ei tea, kas see midagi selles mõttes, et teada on. Ma näitan veel seda andurit natuke, et tundub õige olevat. Et esimene andur, ABS andur, et esimene ongi siis, tal see ots on nagu sees. Et see ots, mis vastu võtab, et see on tal nagu see metallist magnet. Et see on tal sees, et ta võtab nagu pealt. Ta võtab selle, erinevalt tagaratta andurist. Ta võtab, tagaratta andur võtab selle metallist, kui tal on see hammasvöö, on siis ratta küljes on hammasvöö, mis siis signaali on, mis siis pöörleb ja kus siis tuleb see signaal andurisse ja andurist siis ABS juhtplokki. Tuleb siis signaal ja siis juhtplokk vastavalt siis jagab seda pidurdusjõudu vastavalt sellele signaalile, kuidas rattad pöörlevad, kas on vaja pidurdusjõudu maha võtta. Ja siis ongi niimoodi, et see tagaandur on teine, et nüüd ma visuaalselt praegu vaatasingi, et tagaandur võtab külje pealt see ots võtab siis hammasvööd küljeprofiililt, aga see esirattaandur võtab siis seda hammasvööd, võtab otsaga, otsa pealt võtab seda signaali. Ja siis tundub, et on õige, et peaks paika minema, aga iseenesest, et palju ta aitab, et mul on see võib-olla pidurisilinder on hoopiski, et ei tea, kas on pidurisilinder. See oli teada, et see test sai ära tehtud, ABS diagnostika sai ära tehtud, et andur on vigane, et võib-olla on sellest pelgalt selle vahetamisest nüüd kasu ja enam pidurid nii väga ei jää peale, aga praegu ka tundsid natuke, et nagu jääb peale ikkagi see pidur natukene. Et siis vaatame, mis see andur teeb. Et 5 minutiga teda muidugi paika ei pane, aga ma ei tea, täna vist tahaks ta panna selle anduri peale, sellepärast, et nii ruttu läheb juba pimedaks, et siis ma peaks hakkama kohe tegutsema, et iseenesest ei tohiks väga kaua aega võtta, aga juba siis ma peaks kohe minema, praegult saab 3, võib-olla 2:30 on kuskil praegu kell. Ja siis, 4 on ju päikeseloojang ja eks ta siis hakkab kohe pimedaks ka minema, et päike siis läheb sinna, vajub sinna ääre taha, nii-öelda, eks ole, serva taha, et see maa ju lapik on ju, lame ja lapik ja kas ta ümmargune ka on. Tundub, et teoorias on ümmargune, et kui seda perioodilisust, ööpäeva perioodilisust ja aastaaegade perioodilisust nüüd jälgida, et siis ta võiks ju ümar olla, et see nagu et see klapiks, et kui ta on ümar, et aga kui just neid aastaaegade perioodilisust vaadata, siis praegult on juba varsti jõulud, siin juba novembri keskpaik varsti. Ja siis ega ei olegi ju jõuludeni aega, on ju, et siin oli ju, alles oli siin 15 kraadi oli, eks ole, siin novembrikuus on ju, oli siin sooja, et selle ümara teooria osas, et selle maakera ümmargususe teooria osas see ju peaks paika, et siis novembrikuuks peaks olema külm, et me oleme jõudnud enda selle maakeraga, me oleme jõudnud sellise nurga alla, siis meie asukohas on siis maakera jõudnud päikese suhtes sellise nurga alla, et on juba külmem natuke, et ta ei saa seda päikest sellise nurga alt, ta ei saa seda
päikest kätte nii palju. Aga noh, nüüd kui praegult ikkagi vaadata, et me saame seda päikest kätte, et me ikkagi saame 15 kraadi, eks ole, juba peaaegu detsembris on ju, et tegelikult mingid aastad tagasi oli ka detsembris oligi 15 kraadi, oli siin paar aastat tagasi. Et siis siis see teooria nagu väga ei klapi, on ju, et siis selles kohas peaks olema ju ikkagi väga külm, sest me ei saa nagu kätte seda, nagu varasemalt, eks ole, siin 10-20 aastat tagasi, eks ole. Et me võisime olla sellest täiesti kindel, et maakera on ümmargune, sellepärast, et me olime sellises kohas, et see teooria kõik kinnitas seda, et meie geograafilises asukohas, sellepärast, et maakera on, eks ole, kuna ta on niisugune ellipsikujuline, ümmargune nii-öelda, eks ole, ja ta on sellise, ta on niimoodi kaldu, eks ole, et ta on teatud nurga all ja siis geograafiline asukoht sellisel ajal, eks ole, detsembrikuus on siis sellisel ajal, ta on päikese suhtes sellise nurga all, et ta ei saa seda soojust nii palju kätte, et ongi -20 kraadi, eks ole. Et mis vastaski nagu, mis oligi vastavuses 10-20 aastat kindlasti, eks ole, et keegi ei saanudki sellele vastu vaielda, eks ole, et see nii oligi. Et ta läks, mõnel aastal läks parem, mõnel aastal läks hiljem nagu külmemaks, eks ole, aga see juhtus ja kõik see kinnitas seda, et maakera on ümmargune, see on perioodiline, eks ole, et me oleme selle ümmargususe tõttu sellise nurga all ja nii ta on, eks ole, et see kõik tõendid viitasid sellele, aga praegu, et miks siis praegu on ju, et kliima soojenemine on ju, jah, et palju see selles mõttes, palju ta siin nüüd siis soojeneb, eks ole, et siin oli ju 1 kraadist on juttu 100 aasta jooksul, eks ole, on tegelikult see soojenemine on ju. Et see on 1 kraad, eks ole, et aga kus ülejäänud -19 kraadi on ju, et praegult peaks ju -20 olema tegelikult, et suurusjärgus on ju, -10 on ju, et seda neid heitgaase ja NOx-gaase nii-öelda, kasvuhoonegaase, eks ole, lämmastikdioksiidigaase on ju, et süsihappegaasi ja ega seda ei ole nüüd ka ju, taevas ei ole seda ju nii palju, et ta nüüd, et seda, siis me mattuks ju selle alla, et kui see gaaside, eks ole, see sfäär, eks ole, siis segaks seda päikesest, et kui see gaaside sfäär siis soojenaks nii palju, eks ole, et see peaks ju, siis meil ei tohikski olla ju sinist taevast, eks ole, et see peakski olema kõik ju gaasisfäär, eks ole, siis olema, et see ju ka olla ei saa, et need kasvuhoonegaasid siis nii palju seda soojendavad, et ei soojenda ju nii palju, et kui see tõesti oleks ümmargune see maakera, eks ole, et siis peaks ju olema see perioodilisus ikkagi paigas, et ikkagi mõned päevad siia-sinna, eks ole, võib-olla mõni nädal on ju, aga praegult on juba ju siin 3-4 kuuga, eks ole, see asi täitsa nagu nihkes selle teooria suhtes. Et kui praegult on november, eks ole, ja novembri keskpaik ja ütleme, mõnel aastal oli detsembris, eks ole, oli täitsa soe on ju, et siis detsembris oli täiesti, eks ole, septembri ilm on ju, et siis 3 kuud, eks ole, see nurk, eks ole, ei saa, see nurk võib, eks ole, ta võib, eks ole, mingi, ütleme, kui see on nüüd maa, mis liigub, eks ole, ta võib olla seal mingi 2-3 päeva, eks ole, et see nurk jõuab nüüd, eks ole, sellesse kohta. Aga et ta on nüüd 3 kuud, eks ole, ja seesama nurk, ja ta on ikka nagu ja ta on siin kohas, eks ole, ja need erinevused on nagu, eks ole, mitmetes 10 kraadides, et siis see perioodilisus ei pea ju paika, see maakera ümmargusus.
et sellised mõtted on siin Lasnamäel, et sellised mitmes mõttes, eks ole, sellised ei saa öelda vastuolulised mõtted, aga ütleme, mõtete paljusus, eks ole, et pluralism on selle nagu poliitiliselt nimetatakse, et vaadete paljusus, et aspekte on tõesti palju, et ühed aspektid viitavad ühele asjaolule, aga rida teisi aspekte viitavad siis mingile teisele asjaolule. Et kus see tõde täpselt on, et seda ma loodangi siin nende Lasnamäe reiside käigus nagu diskuteerida, et see Lasnamäe on ju iseenesest ka ta on niivõrd võimas piirkond, et ongi vist Eestis kõige suurem haldusüksus üldse või? Et kui niimoodi võtta, et jah, et küll Tallinn, eks ole, et Tallinn on nagu see haldusüksus, eks ole, aga kui niimoodi võtta, et Lasnamäe on, eks ole, Lasnamäe linnaosa, eks ole, ja nüüd võrrelda teda teiste Eestis asuvate, et kui nüüd võtame selle haldusjaotuse Lasnamäe, eks ole, ja võrdleme teda kõikide teiste Eestis asuvate haldusüksustega, eks ole, et siis kui me nüüd võtame selle, et Lasnamäe on linnaosa ja siin elab 120 000 elanikku ja pindala võib-olla tal ei ole nii võrreldes teistega, eks ole, aga ütleme just see kodanike arv ja see infra, kui palju on, eks ole, ühel 100 ruutmeetril, eks ole, ehitatud asju, et kogu see infra, kui palju on siin nagu seda kapitali, eks ole, mida siis kodanikud on loonud ja haldavad, et siis see 120 000 kodaniku poolt hallatav kapital, eks ole, siin Lasnamäel, et see on ju see on konkurentsitult ju Eesti võimsaim, et see on selles mõttes väga kõva argument on Lasnamäe, et kes, ma mäletan siin Kristiina Ehina andis siin kunagi, eks ole, andis intervjuu, et tema oli ju ka Lasnamäe kodanik, et kui ta läks siis kesklinna kooli, eks ole, et siis ütles, et oli ju eluaeg Lasnamäel elanud ja siis kesklinna koolis siis hakati talle siis selgeks tegema, et mis asi on survestatavalt siis selgeks tegema, et mis asi on Lasnamäe, eks ole. Et siis tegelikult kui me vaatame neid mastaape, eks ole, mis Lasnamäel on, eks ole, et ja kõiki neid argumente, eks ole, et siis siis ma tahaks tegelikult näha seda inimest, kellel on midagi Lasnamäe kohta öelda tegelikult. Et see on ju, tegelikult see Lasnamäe on väga, vägev värk, eks ole, tegelikkuses. Et siin midagi nagu kellelgi nagu, kuidas nüüd öelda niimoodi, et aga et jah,
et kellelgi nüüd midagi enamat kuskilt teisest, eks ole, piirkonnast nüüd siis vastu tuua, eks ole, et mis reaalselt tal seal siis on, eks ole, ja mis reaalselt Lasnamäel on, eks ole. Et siis see tegelikult Lasnamäe on ju üle, ta on ju peajagu üle, eks ole.